sellised hääled oleks näha. Ma ütlen, ema loeb edasi. Suurepärane, tere hommikust kõigile, kuulsin kõiki kenasti kaasa laulmas. Loomulikult on see soomusrong ära teeninud sellise võimsa tervituse, arvestades nende olulist rolli Eesti vabaduse ja meie ajaloos. Järgmisena palungi siia avasõnadeks Võru linnapea Anti Allas. Tere hommikust kõik head inimesed, kes te olete tulnud siia Võru raudteejaama, et me saaksime üheskoos tervitada, siis ma mõtlesin, et mis sellele kõige õigem nimi anda, et Eesti siis kuulsaima sõjaratsu soomusrongi jõudmist koos ajaloolise ekspositsiooniga Võrru. Et tegemist on siis elava ajaloo taastamisega ja inimestele näitamisega ja kui ajaloos tagasi vaadata, siis esimene kord vabadussõja ajal jõudis see rong siia samma Võru jaama 4. veebruaril 1919, kus ta siis juba päeva pärast liikus edasi Petseri suunas. Ja kuidas ka ei taha, siis on tegelikult praktiliselt võimatu üle hinnata soomusrongi tähtsust Eesti vabaduse taastamisel, saavutamisel ja loomulikult ikka eelkõige vabadussõja võitmisel. Et üks asi on selline tehnika, mis meil siin selja taga seisab, aga sellega kaasas käisid väga nutikad mehed vabadussõja päevil, kes siis leidsid selle kõige efektiivsema vahendi. Väga kitsastes tingimustes ju toimetati, et polnud õigeid vahendeid, millega sõdida ja soomusrong osutus siis selleks lihtsaks, aga väga efektiivseks vahendiks, millega lüüa tagasi juba 30 kilomeetri kaugusele Tallinnast jõudnud vaenlase väed ja loomulikult lõplikult kinnistada ka sõjavõit, kui jõuti nii Pihkva kui ka Riia alla välja. Et soovingi tegelikult austust avaldada ja tunnustada neid mehi, kes soomusrongide ideed eest võtsid ja sellega hästi välja kandsid ja me teame ju ka seda, et ega algus ei olnud ju sugugi lihtne. Mida päev edasi, seda paremini saadi hakkama ja paraku on ka ajaloost teada see, et üks kõrgeima auastmega mees, Anton Irv, kes
vabadussõjas üldse langes, oli just see mees, kes siis soomusrongide asja eest vedas ühena paljudest. Soovin tänada tegelikult nii Eesti Vabariik 100 sihtasutust selle väga hea idee eest, Laidoneri sõjamuuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi, kõiki, kes on andnud panuse selle väga-väga hea idee nagu elluviimiseni, et elav ajalugu jõuaks meieni, jõuaks meie lasteni, et omal ajal sai ka loetud seda koolitunnis, aga see, kui nüüd lapsed näevad seda ka tegelikkuses, siis see on hoopis midagi muud. Soovin tänada ka kõiki neid, kes on aidanud kaasa siin Võrus sellele, et täna seda üritust korraldada, Kaitseliitu, Naiskodukaitset, neid panustajaid on veel ja veel. Loomulikult kõiki giide, kes siis nüüd kuni 10. märtsini pakuvad võimalust siit teha tuure, mis algavad täistundidel, oli ta siis kella 10-st, kella 11-st kella 18:00-ni, igal täistunnil algab uus tuur ja kestab 45 minutit. Soovin teile mõnusat päeva, tutvumist soomusrongiga ja kindlasti soovitage seda elavat ajalugu vaatama kõiki tuttavaid ja loomulikult lapsi. Aitäh ja mõnusat päeva! Aitüma! Järgmisena on väga hea meel, et on tulnud siia ka Eesti Vabariik 100 juhtrühma esimees, kellest siin ka juttu oli natuke, üks idee algatajatest ja koostööpartner Toomas Kiho, palun. Tere! 100 aastat tagasi käisid ju vabadussõjas veel lahingud. Ja Eesti Vabariik 100, kõik see aasta, mis on olnud ja ettevalmistus selleks, on meenutanudki kõike seda, mis 100 aastat tagasi meie rahva elus toimus. 100 aastat tagasi toimusid sündmuste jada, mis lõpuks meile iseseisva riigi tõi. Ja kui nüüd 24. veebruaril tähistasime juba selle riigi 101. sünnipäeva, siis tegelikult, kui riik üheaastaseks sai, siis ei olnud juba sugugi selge, kas ta jääb püsima või mitte. Tõsi on küll see, et 24. veebruaril 1919 ehk just nüüd 100 aastat tagasi sai sõjavägede ülemjuhataja kindral Laidoner ütelda, et Eesti vaenlane on Eesti piiride taha aetud. See oli olukord 24. veebruaril 100 aastat tagasi. Aga hiljem me teame, et kuigi Võru vabastati vaenlastest juba, nüüd täna võib öelda 100 aastat, 1 sajand, 1 kuu ja 1 päev tagasi, siis tegelikult vaenlane lähenes Võrule veel ka aprillikuus ohtlikult lähedale, nii et sõda käis. Ja nagu linna pealt juba kuulsite, et sõjas üks tähtsamaid Eesti relvi olid soomusrongid ja toona laiarööpmelisel raudteel, nagu see siin, sõitis 6 soomusrongi ja see, mis minu selja taga teie ees on soomusrong number 7. See on tehtud eelmiste rongide eeskujul, kui ta ei kopeeri täpselt ühtegi neist, kuid siin selles rongis on kõige olulisemad komponendid olemas. Kui seda tagantotsast alustada, siis soomusrongiga sõidab kaasa soomusauto Estonia, mis on selle viimase platvormi peal. Siin on suurtükivagun, mis on kõige suurem neist vagunitest siin. Minu selja taga kuulipilduja ja dessantvagun ning haavatute ravitsemiseks on ka sanitaarvagun kohe veduri järel. Nii et selline rongi mudel ja rongi sisu on tõesti kindral Laidoneri ehk Eesti Sõjamuuseum teinud muuseumiks, tasuta muuseumiks, ja kõik on teretulnud seal sellest muuseumist osa saama. Ja nüüd see rong number 7 on sõitnud alates 4. jaanuarist, kui soomusrongide toel pandi vaenlaste edasitung Tallinna all seisma Kehra lahinguga, nii et kogu jaanuarikuu järgis see rong oma sõidugraafikus täpselt seda rada, mis 100 aastat tagasi Eesti vägede edenemine oli, alates 4. jaanuarist siis Kehras, edasi Aegviidu, 9. Tapa, 14. vabastati Tartu, edasi Elva, Puka, Sangaste ja pärast Paju lahingut vabastati Valga. Ja nüüd pärast seda
alates veebruarikuust kuni selle aasta lõpuni sõidab see rong kõikjale, kus Eestis rööpad viivad ja kõik Eesti inimesed saavad sellest osa ja mul on hea meel, et nüüd sellest uuest rongigraafikust on Võru on teine koht, kus kohas Antsla järel, kus kohas see rong siis sellise peatuse teeb. Ja siin rongis on müügil ka suveniire natukese, siin on soomusronglase käepael, et see käib ümber käe, mul ei ole praegu, ei saanud selle panna, sest mul ei ole Aaknõela. Ja mul on teine pael veel tegelikult kingituseks linna peale. Aga siin ei ole ka Aaknõela, nii et kui pärast me selle kingin ära, läheme Aaknõela otsima, nii et siis saame panna endale ümber käiste, et jõudu Võrule ja selle rongi head külastamist kõigile. Suurepärane, kui kellelgi on publikust Aaknõela, siis linna peal on kindlasti ühte vaja. Järgmisena aga kuulame meie Võru puhkpilli orkestri Vaskpillisõprade esituses 2 isamaalist laulu. Võib ka kaasa laulda, aga palun. Kehra. Meie jõud on me kodumaa mulla, kodumaastiku põline jõud, viljapõllud, mis päikese kullas, vihmapilvede vaikne sõud. Järgne peatus lahinguvälja. Meie jõud on me taeva põlvi, särav ja sügav sinine, kevad, mis lauluga tuli kaske, suvi, mis lõhnas ristiku meest. Järgne peatus aegvidu. Meie jõud on me minevik, mida keegi meilt ära võtta ei saa. Esiisade sangarlik rida, Jüriöö tuled ja tasuja. Järgne peatus Tapa. Viimsed sügisleed Vahtras, loojuva päikese kurdlik läik, sõjad Pühajärvel ja Mahtras, anijameeste Tallinnas käik. Järgne peatus Tartu. Meie jõud on me Tartu ja Tallinn, palju valgust, õisi ja vett, lodjad Emajõel, Udusallis, mere poolt Toompea siluett. Järgne peatus Puka. Ma tean, et ükski jõud ei murra enam seda rahvast põlvili. Võivad tuhanded ta seast ka surra, orjaks ei jää ta küll iialgi. Järgne peatus Sangaste. Siit laulik saadan teele kindla julge värsi neile, kel kõhkleb veel meel. Teadku nad, et tagasi ei kulge ajalugu iial oma teel. Viimane peatus Valga. Vankumatult seisan meeste rivi, kes on seotud ühte vandega. Kaitsta kodumaad on kauneim, mida põlved järgnevad ei unusta. Suurepärane, väga hästi siia tänasesse päeva soovivad read. Veel kord teie ees olid Simon ja Gregor Vendla, Gert Malõgin ja Gert Lumi. Veel kord aplaus neile, Võru Kesklinna kooli väga tublid õpilased ja nende temaatiline deklamatsioon. Kindlasti aitüma ka nende juhendajatele, kes nad meil siin on mitmed. Aga nüüd veel
väga põnevat informatsiooni meie ühelt giididest ja tema nimi on Arnold Unt ja tema on Sõjamuuseumi arheoloog, nii et palume siia Arnold Unt. Austatud linnapea, emandad, isandad, hääd võrokesed. Informatsiooni kuulete te kindlasti rongis, aga ma valmistasin teile ühe väikse kõne. 100 aastat tagasi vabadussõja ajal seisis siin Võru jaama perroonil Eesti vägede ülemjuhataja kindralmajor Johan Laidoner, inspekteerides soomusrongi number 2 meeskonda. Täna on mul hea meel tervitada teid Eesti Sõjamuuseumi kindral Laidoneri muuseumi poolt vabadussõja 100. aastapäevaks loodud soomusrongis number 7. Võru ja võrokesed on murdelistel aegadel olnud alati hakkajad ja eestvedajad. Kindlasti poleks vabadussõja ajal sõitnud mööda Võru linna munakive soomusauto nimega Kalevipoeg. Aga võib-olla poleks üldse olnud vabadussõda, kui Võru linnaarst poleks kirjutanud eestlastele eepost Kalevipoeg, sest polnud lihtsalt kedagi teist, kes oleks seda teinud. 24. veebruaril 1918, kui Tallinnas kuulutati välja Eesti Vabariik, võtsid Võrus hakkajad linnakodanikud kätte relvad, et ajada linnast minema siin võimutsenud enamlased. Eesti Vabariigi esimesel päeval langes vaenlase kuulist eestlaste iseolemise vaadet järginud Võru kinopidaja Hans Kulli. Siinsamas Võru surnuaias on teiste vabadussõjas langenute rivis soomusrongi number 1 luurekomando vanem allaohvitser August Kallase haud. Haanja küngastele elu jätnud Kasaretsa mees ei näinud oma vabastatud kodu ega talle postuumselt annetatud vabadusristi. Samal kalmistul kogunesid võrokesed 1987. aasta 21. oktoobril, et mälestada vabadussõjas langenuid. Võõra võimu all aastakümned elanud ei teadnud täpselt, mida just tegema peaks, aga üks vanemate ja vanavanemate mälestustest talletunud teadmine tõstis rahva hulga kohale sinimustvalge lipu, mille vastu kõigi üllatuseks ei olnud hirmuvalitsusel enam jõudu. Ei läinudki kaua aega, kui saime tagasi oma riigi, kus meil on vabadus tunda rõõmu oma saavutustest ja õigus kiruda endid oma möödalaskmiste pärast. Elagu Võru! Aitüma ja ega olemegi selle pidulikuma osaga siin lõpupoole jõudnud. Teeks veel ette aplausi ära meie Vaskpilli sõpradele eesotsas Joseega ja loomulikult Jaan Randvere, kes seal vagunis on, nemad mängivad meil veel taustaks 4 kihvti marssi, võib-olla ka 5, kui hästi palute. Teeme neile aplausi ära. On küll sinna vagunisse kuulda. Ja teine aplaus läheb veel ka ette ära juba Kaitseliidu ja Naiskodu kaitsele sinna, kes seal ootavad. Ja kohe-kohe on supikatel avatud, nii et juba on varbad natukene külma saanud, saab ka teed. Ja teile tuli ka ilusti aplaus ära. Nüüd tuli aplaus ära, väga hea. Veel nii palju kiiresti infoks, nagu ka linnapea ütles, et see rong on siin kuni 10. märtsini. Iga päev kella 11 kella 6-ni, täiesti tasuta. Siin on giidid, kes saavad teile rääkida sellest rongist, nii et ise olete te täna siin, kutsuge sõpru, väga suurepärane võimalus. Pärast seda läheb rong edasi juba järgmisse kohta. Kui siin ei jõudnud, siis jõuab ka sinna minna. Piusa on muide järgmine koht. Igal juhul head supisöömist, mõnusat tuisutrottsimist, ütleks vist nii. Ja puhpilliorkester, andke minna!